Hei, tere tulemast nahahoolduse ja poputamise kanalile. Minu nimi on Anni. Tänases videos lähme jällegi iluradadele ja soovin sulle jagada ühte väga ägedat Ameerika dekoratiivkosmeetika brändi Wet n Wild, kelle tooted on jällegi suurepärase taskukohase hinnaga, aga kvaliteet on minu jaoks suurepärane. Olen Wet n Wildi väga paljude toodetega tutvunud, neid kasutanud juba kuid ja kuid ning otsustasin tänases videos teha ühe meikimise video, kus kasutan siis kõiki oma Wet n Wildi tooteid, et saaksid näha, kuidas nad toimivad, millised need täpsemalt välja näevad ja miks nad mulle nii väga meeldivad. Ma olen toonud teid natukene lähemale, et oleks kõik mõnusasti näha. Mul on peaaegu kõik etapid kaetud tänases videos siis Wet n Wildi erinevate toodetega. Üksikuid tooteid mul Wet n Wildist ei ole, siis kasutan enda teisi lemmikuid. Wet n Wildi tooteid saab osta Eestist ainult ühest ilupoest, minu teada. Ja selleks on Ideaalkosmeetika. Panen ka kõik tootelingid video alla ja panen sinna ka Ideaalkosmeetika kodulehe, sealt leiad ka kõik üle Eesti asuvad Ideaalkosmeetika ilupoed. No nii, hakkame siis vaikselt pihta. Minu esimene terve näo meigivideo tuleb siit. Nii, hetk tagasi tegin endale just hommikuse nahahoolduse ja nagu ikka, iga hommik mina lõpetan oma nahahoolduse SPF kreemiga. Ja täna kasutasin ühte väga mõnusat, kerget, kuid samas väga hea kaitsega ja selleks on Bioderma Photoderm SPF 50 päikesekaitse kreem näole. Ja juba nagu nimetus ütleb Aqua Fluid, siis ta tõesti on väga vesine, kerge ja väga mõnus kasutada igapäevaselt. Ta jätab siis naha sellise pehme, kerge läikega, väga loomulik ja minu meelest väga mõnus lõpptulemus. Sobib ideaalselt meigi alla. Olen lasknud SPF-il nahka imenduda umbes 5-10 minutit. Selle ajaga saab ta tekitada nahale just selle hea kaitsekilbi. Ta on mul nüüd mõnusasti nahka imendunud. Seega ongi aeg kanda nahale jumestuskreem. Ja Wet n Wildi jumestuskreem, mida soovin sulle jagada, mis on minu päris pikk lemmik juba, on siis Wet n Wildi Photo Focus Dewy ehk siis väikese kumaga jumestuskreem. Ja alati enne kasutama hakkamist ma tavaliselt raputan ta natukene läbi. See jumestuskreem tuleb sellise väga huvitava aplikaatoriga, millega mulle meeldib tavaliselt otse nahale teda kanda. Teen sellised väiksed kriipsukesed. Ja tänases videos kasutan ka Wet n Wildi pintsleid. Neid saab osta mõnusalt Ideaalkosmeetikast ühe kaupa. Ma ei olegi veel maininud, et Wet n Wildi kõik tooted on julmusevabad ja enamus tooted on ka minu teada veganid. Ja samuti ka need pintslid. Sünteetilise karvaga, aga samas väga mõnusad, pehmed ja suurepärase taskukohase hinnaga. Ja ma võtangi siit siis jumestuskreemi pintsli ja ajan selle jumestuskreemi oma nahal laiali. See jumestuskreem on tõesti selline suhteliselt vesine, kerge tekstuuriga ja sellise keskmise katvusega. Jäädes minu nahal väga selline loomulik, kerge ja väikese mõnusa, jälle sellise tervisliku läikega, mida ma tavaliselt ka jumestuskreemide puhul eelistan. Ja sellise jumestuskreemi pintsliga seda peale kanda on minu jaoks väga mugav ja kiire variant. Vabalt võib ka seda sama jumestuskreemi või mis iganes jumestuskreemi kanda peale näiteks meigikäsnaga. Wet n Wildil on ka täiesti oma meigikäsn olemas, aga viimasel ajal tõesti ma olen kasutanud pigem just pintsleid, sest et nad on niivõrd kiired ja väga mugavad. Jumestuskreem on enam-vähem näos, ma korra kontrollin ühe väiksema peegliga ja kõik hästi. Tavaliselt järgmises etapis ma veidikene kinnitan selle jumestuskreemi
kompaktpuudriga, sest et mulle meeldib kasutada ka päikesepuudrit ja põsepuna ja ma tunnen, et siis, kui ma olen oma naha veidikene just nendest kohtadest ära puuderdanud, siis ta sulandub mu nahka ühtlasemalt ja tulemus jääb ka loomulikum. Mul ei ole kahjuks tänases videos sulle näidata ühtegi Wet n Wildi puudrit, aga suurepärane ja imelise hinnaga on näiteks Rimmeli Stay Matte puuder, mida on ka Eesti kaubandusvõrgus täiesti olemas. Mina leidsin selle suurepärase soodushinnaga Selverist minu igapäevases meigikotis üks põhilisi tegelasi. Tavaliselt ma võtan siis sellise natukene suurema pintsli. Veidikene siis patsutan just need kohad üle, kuhu ma hiljem lisan siis päikesepuudrit ja põsepuna. See Rimmeli puuder jääb nahal väga loomulik, samas ta ei jäta mu nahka liiga matiks, säilib endiselt selline mõnus, tervislik, kerge kuma. Nii, ma olen ära puuderdatud. Lähmegi edasi minu ühe top lemmiktootega Wet n Wildilt ja selleks on nende päikesepuuder. Wet n Wild Color Icon Bronzer värvitoonis Sunset Striptease. Ma olen suhteliselt kahvatu nahaga ja minu nahal võivad väga paljud päikesepuudrid jääda liiga kas kollakad, oranžikad, ebaloomulikud. Aga see bronzer jääb tõesti selline loomulik, kerge kumaga. Ta ei ole üldse väga suure sätendusega, aga samas ta ei ole ka matt. Nii et jätab jällegi sellise natukene mõnusa glow mu nahale. Võid teda lisada väga õhukese kihi, aga võid ka teda tõesti üles ehitada oma nahal. Ja ma kasutan oma ühte teist Wet n Wildi lemmikut pintslit, mis on sellise natukene nurgaga. Ja tavaliselt mulle meeldib kanda bronzerit näo siis külgedele, just sellistesse natukene kõrgematesse kohtadesse, kuhu päike tavaliselt ka meid natukene pruunistab. Mulle meeldib ka hästi välja tuua oma põsesarnad. Natuke alati lisan ka oma bronzerit endale ninale, sest et tavaliselt ka päike ju pruunistab meie nina suhteliselt esimesena. Ja ka siia nii-öelda lõuajoonele. Nahk on saanud kohe sellise mõnusama glow ja bronzer joonistab välja ka veidikene mu põsesarnad ja päikesepuuder on peal, juba on selline väga mõnusalt suvine sun-kissed look. Lähme põsepuna juurde. Wet n Wildil on põsepunasid päris mitmeid. Need on väga tugeva pigmendiga, ehk siis neid kulub tõeliselt vähe. Minul on lausa Wet n Wildi põsepunasid kogunenud 3. Siin nad on. See siis värvitoonis Pearlescent Pink. Ta on natukene selline virsikukarva väikese läikega. Selline natukene oranžikam, kollakam värvitoonis Apricot in the Middle ja mis suvine terrakotta värv Mellow Wine. Viimasel ajal olen ma nautinud väga seda Pearlescent Pink, just seda virsikukarva, nii et kanname ka täna ta minu põskedele. Ja selleks mulle meeldib kasutada hetkel sellist pintslik. Ja ma lihtsalt tupsutan ta oma põskedele. Täpselt samamoodi nagu bronzeritega annab ka neid põsepunasid üles ehitada päris mõnusalt. Kui sa tahad kergemat glow'd, siis kannad jällegi vähem. Kui tahad natukene rohkem puna oma palgele, siis kannad tibakene rohkem. Ja mulle meeldib viimasel ajal kanda põsepuna just siia natukene ülespoole suunaga, et ta joonistaks välja jällegi mu põsesarnad. Nii, kas ma tahan natukene veel? Natukene mul on tunne, et see kaamera veidikene sööb ära selle värvi, mis mul juba tegelikult peal on. Loomulikus elus ma olen juba päris rõõsa, aga see on väga mõnus loomulik selline ilus, väikese jällegi, mitte otseses sätendava või glitteriga, aga sellise loomuliku läikega. Väga ilus põsepuna.
ja tavaliselt igapäevaselt ma highlighterit või nii-öelda särapuudrit ma ei kasutagi, sest et need kaks toodet, see bronzer ja see põsepuna, annab mu nahale just sellise kerge kuma loomuliku sära. Ja ma ei olegi tundnud, et ma igapäevaselt särapuudrit vajan. Mul on tunne, et ma tahan järgmisena teha ära oma kulmud, sest et mul on alati tunne, et kui mul on kulmud tehtud, siis on justkui pool meik juba tehtud, sest et ta raamib silmad, ta raamib mu näo, annab väga mõnusa sellise kergelt viimistletud tunde. Wet n Wild'i ühtegi kulmutoodet mul ei ole, aga kes vaatas mu Essence'i kosmeetikale pühendatud videot, siis nägi, et mu uus lemmik on üks Essence'i kulmukeel. Aga enne seda veel, kui kulmukeeli endale peale paneme, siis kasutame täna ühte Essence'i teist toodet, milleks on Essence'i kulmupuuder. See on põhimõtteliselt nagu lauvärv, millega mulle meeldib oma kulmudes just selliseid natukene auklikke kohti täita. Ja ma kasutan selleks tavaliselt sellist pisikest lapikut pintslit. Siin on siis näha erinevus, ühe kulmu olen siis ära täitnud ja teine on veel täitmata. Annab jällegi tugevama, raamistatud ja konkreetsema kulmujoone. Ma kerin siit veidi edasi, teen ka teise kulmu ja lähme kulmukeeli juurde. Ja kulmud on selle Essence'i kulmupuudriga täidetud. Paljudele võib-olla isegi sellest etapist piisab. Mulle ikkagi meeldib peale minna ka kulmukeeliga. Ja juba Essence'i videost tuntud Essence'i kulmukeel Make Me Brow. Minul on ta värvitoonis Brownie Brows. Essence'i kulmukeeli on lisatud ka sünteetilisi kiude, mis tibakene ka siis kulme täidavad. Seega, kui sul on kiire ja soovid natukene hoolitsetud lukki, siis võib-olla sulle piisabki ainult Essence'i kulmukeelist. Ja kulmud on ilusti paigas ja täidetud. Viimasel ajal ma ei ole isegi viitsinud väga lauvärvidega mässata, nii-öelda. Ma olen hakanud pigem rõhku panema erinevatele huulepulkadele ja värvilistele huuleläigetele. Ma arvan, et ka täna ma lihtsalt nüüd värvin oma ripsmed ära ja pärast seda me lähme huulte juurde, sest et Wet n Wild'il on minu jaoks imelised huuletooted. Ja kahjuks mul ei ole ka ripsmeduši, mis on Wet n Wild'ilt. Ma ei ole lihtsalt ühtegi jõudnud veel siiani proovida, aga juba Essence'i videost tuttav. Essence'i Lash Princess on minu totaalne lemmik hetkel ja kasutan siis täna seda ripsmeduši. No nii, erinevus on kohe näha. Tehtud ja tegemata. Teeme teise ka. Essence'i Lash Princess on rääkinud. Ja lähmegi siis huulte juurde. Mis mulle väga Wet n Wild'i kosmeetika puhul meeldib, on see, et nende enamus toodetesse ei ole lisatud lõhnaaineid. Tihti on sellise odavama taskukohase dekoratiivkosmeetika puhul alati olemas sellised väga tugevad lõhnapuketid, näiteks huuleläigetel, huulepulkadel, isegi päikesepuudrid või näiteks jumestuskreemidel. Kõik need tooted, mida ma siiani oma nahal olen kandnud, on kas väga kerge lõhnaga või täiesti lõhnatud. Ja see on minu jaoks viimasel ajal järjest enam olulisem, sest et ma ei väsi nendest lõhnadest igapäevasel kasutamisel ära. Samuti tegelikult nahahoolduse vaatevinklist võivad sellised lõhnaained igapäevasel kasutamisel nahale hakata tekitama liigset tundlikkust, allergiaid, reaktsioone ja seda ma üldse ei soovi. Ei endale ega ka kõigile teile. Aga lähme siis minu kõige magusama osa juurde, imelised Wet n Wild'i huuletooted. Wet n Wild'il on nii huulepulki, huuleläikeid kui ka siis selliseid vedelaid huulepulki, mis siis jäävad peaaegu terveks päevaks sinu huultele. Ja räägiks esiteks nendest huulepulkadest. On siis valge pakendiga ja musta pakendiga. Valge pakendiga huulepulgad on pigem sellised niisutavad, hästi nahale kantavad ja jätavad väikese kerge läike su huultele. See valges pakendis on mul värvitoonis Rosé and Slay. Näitan sulle kohe ka. Ta on siis selline kerge läikega, mitte väga tummise tekstuuriga, vaid pigem jääb selline kumama, aga seda saab ka täiesti
üles ehitada siis kandes mitu kihti ja mõnus selline roosiline värvitoon. Ja need valges pakendis huulepulgad on ka imeliselt nahale niisutavad, nad ei muuda su huuli kuivaks, seega igapäevaseks käekotti pistmiseks ideaalne. Ja mustas pakendis huulepulgad on Wet n Wildil mati tulemusega ja nad on tõesti väga mugavad matid huulepulgad. Nad ei muuda huuli väga kuivaks, nad jäävad huulel suhteliselt pikalt püsima. Minu jaoks ühed mu lemmikud huulepulgad hetkel. Ja mul on nad siis kahes värvitoonis. Esiteks selline nude variant, Bare It All. Siin siis esimene nude variant värvitoonis Bare It All. Ta ei jää ka täiesti matt, et oleks elutu. Ja teine värvitoon siis mustas Into the Flesh. Ja siin siis Into the Flesh, mis on väga mõnus igapäevane natukene rose, aga samas nude huulepulk. Ja minu vaieldamatu lemmik on just see viimane Into the Flesh. Ja värvitoonid korra veel. Valges pudelis oli siis esimene Rosé and Slay, keskmine on Bare It All mustas ja kõige viimane Into the Flesh samuti mustas, matt huulepulga versioonis. Ja mis nende huulepulkade puhul on minu jaoks 5++++++, on see, et nad on lõhnatud ja maitsetud. See on suurepärane. Nii valge kui must huulepulk, väga mõnus kasutada. Imeilusad värvitoonid, Eestis on veel teatud hulk värvitoone alles. See huulepulk tuli välja juba natukene aega tagasi, ma arvan umbes 1,5 aastat tagasi. Ja ilumaailmas on need huulepulgad teinud ammu juba totaalset läbilööki. Eestisse on need õnneks toodud, Ideaalkosmeetikas on need täiesti olemas. Kahjuks ei ole enam kõiki värvitoone. Nii et kui sind huvitavad need huulepulgad, siis mine kindlasti lähiajal neid uurima. Ja teine suurepärane mu lemmik huuletoode, mis Wet n Wildil on siis Wet n Wildi huuleläiked, aga nad ei ole lihtsalt läiked, vaid nad on ka väga tugeva värvitooniga. Ehk siis on nii-öelda 2 ühes minu jaoks, läige pluss huulepulk. Ja neid on mul siis 2 värvitoonis hetkel. Esiteks siis väga selline külm, hele nude variant. Värvitoonis Caught You Bare Naked. Panin selle Caught You Bare Nakedi helede nuudi siia ülesse. Ta on tõesti selline väga hele. Ja teine värvitoon, viimasel ajal minu lemmik, selline natukene sügisetoon, niisuguse kerge pruunaka alatooniga, aga samas siia on lisatud ka punast, seega punase pruunika nuudi vahepealne väga eriline toon minu jaoks. Ja värvitooni nimetus on Cedar Later. Ja siin üleval on siis teine huuleläike värv Cedar Later, mis on tõesti hästi huvitava punaka pruunika alatooniga. Ja täpselt samuti ka need huuleläiked on imeliselt lõhna ja maitsevabad. Suurepärase püsivusega isegi selle kohta, et nad on lihtsalt huuleläiked. Seega julgelt soovitan, kui sul tekkis huvi neid uurida, proovida, katsetada. Imelise hinnaklassiga ja suurepärased tooted. Minu suured lemmikud Wet n Wildi kosmeetikast. Ja kui ma viimati Ideaalkosmeetikas käisin, siis leidsin, et Wet n Wildil on välja tulnud uued väga põnevad huuletooted, millest ühe endale ka huvi pärast ostsin. Ja selleks on vahukommi huulevahud, just inglise keeli siis marshmallow lip mousse. Kahjuks see huulevaht siis on tõesti väga pööraselt magusa lõhnaga, kuid otsustasin selle ikkagi osta, sest et see tekstuur on niivõrd teistsugune ja see värv tundus täpselt midagi mulle. Näitan sulle kohe seda värvi ka. See alumine on siis see kõige viimane huulevaht ja ta veidikene praegu kaameras tundub, et ta on hästi punane. Päris elus on ta selline veidikene rohkem arbuusiroosa ja tõesti suveks selline imeline särav värv. Aga tekstuurilt ei ole ta tõesti läikene, pigem jääb sellise satiinmati tulemusega ja huultele kandes on tõesti natukene selline vahusema tekstuuriga. Neid huulevahtusid oli küll Ideaalkosmeetikas väga mitmes erinevas värvitoonis. Tänase video lõpetuseks kannangi just seda kõige uuemat oma huultele, et sa näeksid seda huvitavat tekstuuri. Ta on tõesti päris sellise väga magusa lõhnaga. Aga tegelikult, kui ma seda huultele kannan, siis hetke pärast ma seda lõhna enam ei tunnegi, mis on minu jaoks suur pluss. Aga kanname ta siis huultele.
Tõesti, kui ma olen ta enda huultele kandnud, siis ma enam seda lõhna absoluutselt ei tunne. Samuti on ta huultel väga selline pehme ja mõnus. Nii et tekstuur on iseenesest väga meeldiv. Ja värv on minu jaoks mõnusalt suvine. Ja selline saigi tänane look. Mõnus selline kerge, värske, särav. Ja usun, et kui ma ei oleks seda filminud, siis oleks selle meigi tegemine võtnud mul aega maksimum 10 minutit. Soovitan kindlasti minna uurima Ideaalkosmeetikasse Wet n Wildi kosmeetikat. Nad oma hinnaklassi ja kvaliteedi osas minu jaoks töötavad suurepäraselt. Kõik toote lingid panen kindlasti video alla, et saaksid sealt edasi uurida. Kas oled samuti Wet n Wildi fänn? Millised tooted sina kõige enam Wet n Wildilt naudid? Anna mulle märku all kommentaarides. Aitäh sulle täna vaatamast ning loodan, et sellised ilu- ja kosmeetikavideod sulle meeldivad. Sest et minu jaoks käib enese poputamine, nahahooldus ja enese kaunistamine käsikäes. Aitäh sulle täna vaatamast ja näeme juba järgmises videos. Olge tubid. Näeme. Tšauka!